tere, olen Auli ja mõtlesin, et on siin selline mõnus vaikne reede õhtu ja kuna homme on sõbrapäev, siis teeksime sellised sõbrapäeva, sellised armastuse sõnumid või vaataks, mida siis sõbrapäeva puhul need kaardid siis ka meile näitavad. Ja mis siis, et selle pealkiri on sõbrapäeva armastuse sõnumid või sõbrapäeva suhte sõnumid, siis tegu on ajatuga, ükskõik millal te seda siis muidugi vaatama satute, eks ole, siis see on teile. Ja tuletan teile ka meelde seda, et see tegu on kollektiivse ladumisega, kui te soovite isiklikku ladumist, siis kirjutage mulle meilile ja siis vaatame juba teie energiatest lähtuvat. Võtke seda kui mõnus sellist sõbrapäeva meelelahutust, et see on võib-olla rohkem ka nagu selline Ameerikast ju tulnud püha, eks ole, Valentine's Day. Ja võib-olla rohkem nagu noorte selline nagu hästi tähistavad, sest minu pojad küll kõik, et homme homme on sõbrapäev, et sõbrad kohtuvad sõpradega ja nemad on jah niisuguses, et nemad nagu seda väga nagu tähistavad ja niimoodi. Aga see on jälle puhtalt, et osadele, kellele see meeldib, osadele ei meeldi, osad ei tähista, osad tähistavad ja see on absoluutselt kõikide täiesti vaba tahe. Ja mõtlesingi siis ühesõnaga, et vaatame lihtsalt, et ma kasutan 3 pakki kaarte ja võtan nüüd esimest korda, ma ei ole teinud nende kaartidega, need on hingesõnumid ja ma ei ole kasutanud nii-öelda avalikes nendes neid kaarte. Ma olen eraladumistes, kui on väga niisugused suhtest läbi põimunud kaardid, siis või ladumised, eraladumised, siis vaatame, siis ma olen neid kasutanud. Aga kasutame neid siis täna ka siin selles. Nii, ja tegu siis ajatu kollektiivse ladumisega ja olen väga tänulik teile, kõikidele oma jälgijatele, oma sõpradele, oma fännidele ja ka uutele tulijatele. Nii, ja hakkame vaatama siis, mida need sõbrapäeva armastuse ja suhete sõnumid siis teile tulevad. Ma loodan, et siit tuleb üks väga hea ladumine, aga vaatame siis. Nii. Nii et tulid ikka rüütlid ja tulid kuningannad ja tuli tasakaal ja kui me vaatame nüüd siin, palun poisid pöörake ringi, eks ole, see on, ma pean seda lauset lihtsalt ütlema, sellepärast, et muidu jälle te vaatate mu peale niisuguse natukene vildaka pilguga. Aga kui me vaatame siin nüüd neid niimoodi, siis on siin, ma ei isikusta kunagi tegelikult neid kaarte niimoodi, kui on keisrinna ja ülemprest rinna, eks ole, siis need on naised, et siin on nagu 3 naist ja 1 mees, rüütel, eks ole. Rüütlit saab ka pöörata siin naiseks või tüdrukuks, eks ole, aga nii on. Ja armastuse kuninganna tuli. Ja see on siis karikate kuninganna, kes on ka väga intuitiivne, väga ettenägelik, väga selgeltnägelik võivad olla need naised, need daamid. Kuningannad on tegelikult ikkagi tavaliselt juba natukene küpsemas eas naised, eks ole, aga see ei pea ka niimoodi olema. Ja tuli siin välja selline täiesti, mul on väga hea meel, et tuli välja selline armastuse kuninganna siin. Ja siin on üks selline naine, kes otsib nagu tasakaalu. Ja siis võib-olla see sõnum ongi nagu niimoodi, et see tasakaal, mida te saavutada tahate, see tuleb. Ja väga ilus kaart samuti suhetes, kuna me teeme praegu ladumist, eks ole, selles valentinipäeva sõnumid, suhtesõnumid, armastuse sõnumid, siis
keegi leiab siin küll lähiajal endale siis võib-olla ka homme, sõbrapäeval, olge avatud, minge välja või minge kuskile tutvumisportaalidesse, kes soovib tutvuda alles, siis see on kodukaart, see on hingesugulase kaart, see on ka, jah, tähistab kaksikleeki. Nii et väga head armastuse sõnumid, kuid siin on nüüd veel, et kuna siin oli, eks ole, armastuse naine, armastuse kuninganna, tasakaalu naine, võtame seda praegu kui isikukaart, eks ole, hästi ilus kodu loomise kaart, hingesugulane, kuidas te seda võtate, võtke palun nii, kuidas teie ise leiate. Ja siis tuli üks rüütel siia ja võib-olla need sõnumid ongi sellised, et see rüütel on selle armastuse kuninganna poole teel, aga kahjuks praegu natukene veel seljaga. Ja kuna müntide rüütel on absoluutselt kõige aeglasem kaart, mis üldse on Taaro kaardipakis, seepärast, et ta kõnnib ja see hobune on siin taga, eks ole, see hobune ootab siin, et kui kaua ta nüüd kõnnib siin, eks ole, et aeg oleks nagu hüpata siia minu selga, eks ole, ja lähme siis ratsutame, lähme selle kuninganna poole. Et siin on nagu sellised sõnumid, et tuleb see hingesugulane, see armastus, see tasakaal, täiuslikkus suhetes, aga natukene võtab aega, sest see rüütel, kes nagu teile võib-olla on määratud siin hingesugulaseks, kaksikleegiks, milleks iganes, siis natukene mõtleb, eks ole, natukene mõtleb, võib-olla vahest mehed võib-olla kipuvad natukene rohkem mõtlema, ka naised võib-olla mõtlevad rohkem, eks ole, et ei tea, kas ma ikka võtan selle abielu ettepaneku vastu või mida või mingit ettepanekut, et nii nagu siin on, aga see prints valgel hobusel on nüüd küll kellegi poole siin päris kindlasti teel ja on, nii et head ja kodu, see on täitsa väga, sauade 4 on kodukaart, kodu loomise kaart, tähistamise kaart, tal on see pärjakene siin käes ja ta tähistab võitu. Nii, vaatame edasi, mida need sõbrapäeva armastuse sõnumid siis veel meile ütlevad. Ma ei teega siinsamas jälle mingit pikka ladumist, et nagu te teate, et mul ei ole, tuli siia nüüd siis lõpuks ka üks mees. Vaatame, ma vaatan neid kui isikukaarte kõike. Jälle tulid, kuningannad tulevad meil siin ja nii, keegi tahab väga ära minna. Ja saatuse ratas. Siin ongi niimoodi nagu, et kõik, mis on nagu see on õnneratas, saatuse ratas, et see kõik ka isegi, kui siin on see äraminek natukene rahulikumatesse vetesse ja parematesse kallastesse. Mul tuli täna, mis ma panin nädalavahetuseks, sest ma laupäev-pühapäev ei pane oma Facebooki, otsige üles siis ka, kes on huvitatud, samanimeline Facebooki leht, seal ma panen päevakaarte ja mul tuli seal päevakaartideks nädalavahetusse tulid küll sõbrapäev, armastuse päev, mul tulid mõõgad sinna ainult, mul tuli mõõkade 10 ja tuli mõõkade rüütel. Ja alguses ma mõtlesin, et ma ei pane neid kaarte välja, et ma üldse ei pane tegelikult seda nädalavahetust, et kuna sõbrapäev ja selline, et sellist teravust, need on väga teravad kaardid mõlemad, nagu mis sinna tulid ja nüüd siia tuli siis mõõkade 6, et see on ka selline lõpetamise kaart, aga see ei pruugi tähendada nüüd võib-olla ka, kuna siin on tasakaal ja siin tuli ka tegelikult, mina loen ka seda tegelikult tasakaalukaardiks, eks ole, ja siin on ka, see on veel täitsa õiglus ja tasakaal, eks ole, siis
mina ütlen teile niimoodi, et siin on küll mina loen seda praegu siin selles suhteladumises paariks. Ja siit tuleb küll üks väga ilus paar, vaatamata sellele, et aga siia tuli ka õhumärkide kuninganna, eks ole, kes on selline, võib-olla on siin kuskil natukene konkurenti. Sellepärast, et mõõkade kuninganna tegelikult võib tähistada ka konkurenti. Nii et kellelgi võib olla ka kuskil mingid konkurendid ja sellist külmust ja kainust ja sellist teravust siis mõõkade kuninganna meil ka tähistab. Aga nüüd kõik see, mis siin nüüd on, et neid paare tuli siin tegelikult ju, kellegi juurde on see rüütel teel, eks ole, siin ma loen selle nagu paariks, naine on ka praegu veel seljaga, soovib nagu võib-olla minna kuskile mujale, aga kuhu sa nüüd ikka lähed siis, eks ole, kus on saatusest määratud, eks ole, ja see on need ringid ja saatuse rattad ja õnnerattad on määratud tegelikult ikkagi nüüd siis, et mitte äraminekut. Ja see võib ka tähistada tegelikult osadele paaridele nagu sellist, et on jäädud nagu võib-olla liiga pikaks ajaks sinna ühte ringi nagu tatsama või käima. Et võib-olla peaksite pöörama tähelepanu sellele, et võib-olla tulla sellest rutiinist välja. See saatuse ratas võib tähistada ka sellist ühes ringis, sest siin on ringid, eks ole, et need on küll saatuse rattad ja siia võib olla kirjutatud inimeste terve saatus, eks ole, nagu see mõnes tarokaardi õpetuses on. Siis, aga mõnede puhul see võib tähistada ka sellesse ühte ja samasse ringi nagu jäämist. Aga nii, et ma ütleksin niimoodi ühesõnaga, et võib-olla isegi, et kui praegu nüüd keegi minu vaatajatest, poisid või tüdrukud, natukene kõhkleb ja kahkleb et tahaks nagu ikka sinna minna ühesõnaga ja ära minna ja siis ega teil ikka siin pääsu ei ole, eks ole, kui olete ikka oma hingesugulase või kaksikleegi leidnud, siis nendest on nagu väga raske nagu eemale minna ja tuleb see, et see inimene on teile nagu sellest saatusest määratud, eks ole, ühesõnaga. Keeruline võib-olla on siin osadel nagu selle suhte loomine ja kõik muu ja võib-olla konkurent, eks ole, aga pole midagi, mis on ikka saatusest määratud, siis see peab ka tulema. Nii et see on hästi palju isikukaarte, mulle tegelikult väga meeldib ausalt öeldes, nii et tegelikult siin kõikidel kaartidel on tegelikult isikud peal ja mina loen neid praegu isikuteks. Ühesõnaga, kuigi, eks ole, see tähistab väga aeglast kasvu, aga ta on ikkagi rüütel. Siin on see tasakaal ja õiglus, eks ole, üks väga musklites kena meesterahvas siin, eks ole, ja nii edasi. Nii et ei ole tegelikult ausalt öeldes eriti tihti ei tule nagu nii palju neid naisterahvaid ja mõned meesterahvad siin ka küll väga aeglased, aga need on. Nii, vaatame natukene edasi neid sõbrapäeva suhtesõnumeid siis, mida siis kaardid meile tahavad siis edasi öelda. Nii, millegipärast need kaardid tulid tagurpidi. Ja tuli sinna nende naiste, kui kihvt. Tuli siia naiste maailma nüüd juurde siis ka veel maag, keiser ja pentaklite kuningas, müntide kuningas, kes tavaliselt mitte kunagi ei ole vaba mees. Ta võib olla vaba, aga ta tavaliselt müntide kuningas ei ole. Ta tähistab kaardiladumist hästi palju tegelikult ka sellist hõivatust. Nii, uued algused, täielikult, maagikaart, absoluutselt kõik teed on teile suhetele, teile armustusele lahti. Nähke seda ja minge edasi. Maag, tal on kõik, tal on karikad, tal on mõõgad, tal on sauad, tal on mündid. Kõik on käes, kõik teed on lahti. Väga hea
kodu loomise. Keegi nüüd küll tõesti lõpetab oma otsingud ja leiab selle, no võtab siis see rüütel nagu siis ükskord ikkagi ilmselt hüppab siia hobuse selga ja see on perekonna loomise, see on täielik rahulolu, see on materiaalse rahulolu, ühesõnaga parim perekonnakaart, parim kaart suhtes. Karikad, mina ei loe karikaid võib-olla niivõrd, nad on väga head kaardid mõlemad selles suhte lodumises, aga müntide 10 on nagu selles mõttes nagu, et keegi ikkagi, et see on nagu tasakaalus siin kõik, eks ole. Et karikate 10 on võib-olla natuke liiga palju seda sellist armastust ja võib-olla natuke ka seda vahtu, aga vaata siin pentaklite 10, siin on nagu kõik paigas, siin on materiaalsus paigas, siin on tasakaal paigas, siin on perekond paigas, siin on lapsed, siin on veel isegi üks vanem inimene nagu veel vaatab nendele siin ja see on, keegi ikka tõesti nüüd leiab ja siin ja loob kodu ja absoluutselt täiesti uued algused ja kui võib-olla see inimene praegu veel ei ole vaba, sest millegipärast siin ma ju ütlesin ka, eks ole, see võib tähistada ka konkurenti, et kui see inimene praegu võib-olla ei ole veel vaba, siis väga paljudel toimub kokkusaamine ja toimub tõesti siis see kodu loomine, perekonna loomine ja siis, et see inimene siis nüüd, osad inimesed siin päris kindlasti teevad oma lõplikud otsused alustada siis täiesti uut elu suhtevaldkonnas, kus on siis absoluutselt ka kõik nagu nii-öelda õnnistused antud. Ja mis siin ikka öelda, kui on saatusest määratud siis või jumalast määratud, universumist määratud, võtke seda nii, nagu te ise võtate, eks ole, siis kes usub saatust, siis öelge, et see on saatusest määratud, sest mis peab tulema, siis see tuleb. Ja nüüd tuli siia õnneks mehi ka hästi palju ja keiser on tegelikult ka, mulle tundub, et see kaardi ladumine on nüüd natukene nagu suunatud võib-olla natukene vanemale generatsioonile, mitte, ma ei oskagi öelda, mis vanusest hakkab see vanem generatsioon, aga keiser on ikkagi väga küpses eas, täpselt samamoodi on küpses eas ju ka müntide kuningas, tegelikult ka müntide kuninganna, eks ole, siia tuli natukene seda rüütlit, eks ole, et võib-olla tõesti, et siin võib isegi selline asi olla, et siin on paarid, kes võib-olla tõesti, ei ole praegu antud hetkel vabad, aga nad saavad siis ikkagi otsustavad siis võib-olla mitte liiga kerge otsuse põhjal või liiga kerge, et ei ole seda otsust teha, aga see otsust siiski tehakse ja luuakse kodu ja siis juba nende inimestega, kellega võib-olla on olnud siin juba pikemat aega mingi suhe ja otsustatakse siis oma vana elu maha jätta ja alustada täiesti uued lehet. Nii, et ka selliseid on siin. Ja kuna siin on valentinipäeva sõnumid, siis me vaatame ainult ju, eks ole, siis suhet ja siin on väga palju ilusat, nii et siin ei ole mitte midagi keerulist. Aga vaatame nüüd, jätame nüüd nagu selle eelneva siit nagu oma elu elama, siin eks ole need valentinipäeva sõnumid ja vaatame, küsime nendelt kaartidelt siis nagu niimoodi, kuna siin ongi hingesõnumid, eks ole, ja kuna siia tuli ka hingesugulase kaart, kaksikleegi kaart, mida iganes, siis mida nagu see teine pool, ükskõik kas ta on siis mees või naine, siis praegu antud hetkel teile kõige rohkem öelda soovib. See ei pruugi üldse seostuda sellega ja nende sõnumitega, mis siin oli, aga võtame ja vaatame siis. Nii, Auli peab endale prillid muretsema, nii et ja teises toas koostus selline, et muidugi kui uus number tuleb ette, siis peabki lõpuks endale prillid
muretsema, et ma tegelikult olen ausalt öeldes väga õnnelik selle üle, et mul ei ole lugemisprille. Kaugele vaatamise täna käisime kinos ja siis ja seal on kaugele vaatamiseks, on mul ammu juba prillid, aga vaata lugemiseks mul veel prille ei ole, aga ilmselt tuleb teha. Nii, me peame 11 rohkem tundma õppima. Jah, nii et keegi nüüd tahab siin natukene aega ja loomulikult, et peab õppima, tundma inimesed tõesti. Ma arvan, et need nagu kus mindi ülepeakaela suhetesse hakati võib-olla nädal aega pärast tutvust, kuu aega, 2 kuud peale tutvust koos elama, eks ole, siis seda nagu keegi üks pool tahab siin nagu väga rõhutada, et me peaksime kõigepealt 11 tundma õppima. Väga õige muuseas, nii et ega siin ei ole midagi, et ikka kõige parem on niimoodi, aga ega noored on ka niimoodi, et noored on öelnud, mul oli üks väga ilus ladumine siin ja ma ei olegi vist nii noortele inimestele nagu teinud. Nad õppisid alles nagu gümnaasiumi viimases klassis aga nad olid täiskasvanud, sest lastele ma loomulikult kaarte ei pane. Ja see tütarlaps oli 19-aastane, ma kohe küsisin ta vanusta. Ja siis ta ütleski, et nad tahaksidki nagu hakata koos elama ja et nende jaoks on nagu üksteise tundma õppimine, aga selle noormehe jaoks ongi nagu, et kui nemad nagu elavad koos, et siis nagu nende jaoks on koos elamine, üksteise tundma õppimine, et need kõik asjad, mis sealt tulevad. Aga võib-olla tõesti. Nii, vaatame siis edasi, mida veel keegi tahab nagu öelda. No näete, jah, ma pean ikkagi jah, et näete. Ja väga sarnased, palun anna mulle aega. Me peaksime 11 rohkem tundma õppima ja palun anna mulle aega. Mis siis muidugi, sest tundma õppida saabki ju ainult aja jooksul, eks ole. Kuidagi väga sünkroonsed on need sõnumid siin. Võtame veel, mulle meeldivad tegelikult need kaardid, ma vahest ka niimoodi nagu ise võtan neid kaarte. Ja siis vaatan, et mida see teine nagu mõtleb või tahab öelda, aga ma väga vähe siin üldistes ladumistes neid kasutan. Nii, ja nüüd tuli siis niimoodi, et me mõlemad oleme kõndinud eemale millestki, mis oleks võinud olla imeline. Ma olen sellepärast väga õnnetu. Nii et keegi on nüüd siin minema kõndinud, võib-olla on mõlemad minema kõndinud, eks ole, minema jalutanud, mis oli minu täna nädalavahetuse päevakaartides ka väga aktuaalne. Just see minema, keegi oli ikka väga konkreetselt minema läinud. Siis siin nüüd keegi tahab ka öelda seda, et me läksime nagu eemale millegist sellest, millest oleks võinud tulla võib-olla väga palju või väga midagi väga ilusat. Võtame ühe veel ja siis lõpetame selle ladumise. Nii et mis me siin ikka siis pikalt teietame. On ju sõbrapäev ka ja sõbrapäev ja kes ikka siin vitsib neid sõbrapäeval kaardi ladumisi. Oi, nüüd tuli mingi väga pikk tekst. Nii. Tunnen mõnikord, et sa ei hinnanud minu olemasolu enda elus piisavalt. Sa võtsid mind enda jaoks iseenesest mõistetavana. Ma oleksin pidanud juba ammu sinu elust lahkuma, kuid ma ei teinud seda. Mitte ühtegi asja, palun, kallid inimesed, kallid naised, kallid mehed, poisid, tüdrukud, ärge võtke enesest mõistetavana. Sellepärast, et see on kõige suurem viga tegelikult, mida tehakse. Arvatakse, et ma võib-olla võin mängida lolli, võin öelda, mida tahan ja ta ei lähe nagu nii ära. Tal ei ole nagu nii kuskile minna. Kus ta läheb? Ta võib-olla sõltub minust materiaalselt või mida iganes. Teate, see ei ole niimoodi. Sest ükskord, kui see kopsab ette, eks ole, siis minnakse ka. Ja üldse tegelikult mitte midagi. Nautige, olge siin ja praegu.
aga ärge võtke üldse eluga iseenesestmõistetavana, sellepärast et me ei tea, millal midagi katkeb, mida iganes. Aga ärme lõpetame seda sellise nukra tooniga, ma ei tea, miks ma siin hakkasin praegu sellist asja nagu rääkima. Ja võtame siis ühe veel ja siis tuli siia selline kaart, et no ma ikka absoluutselt, need on valged kaardid ka ja jube väike, ma pean võtma vist luubi, et no absoluutselt ei, ma igatsen sinu puudutusi ja füüsilist lähedust. Nii et need olid nagu need sõnumid, mida keegi nüüd praegu siis kellegile tahtis öelda või mida iganes. Soovin teile ilusat veebruarikuu jätku ja tähistage siis sõbrapäeva ja teisipäeval 17. veebruaril algab minu lemmik tulihobuse aasta. Ei väsi kordamast, kuna ma ise olen ka tulihobune ja minul väga paljud tuttavad on tulihobused, sest see on lihtsalt sõbrannad ja sõbrannade mehed ja kõik on siin ja mul endal ka üks väga hea tuttav on ka tulihobune ja siis nii, et vaatame siis, mida see siis toob. Ma teen kindlasti seoses tulihobuse algusega ka mingisugused kaardiladumised, aga ma ei tea veel, mida ma siia toon. Aga ma mõtlen selle välja. Ja ma tean tegelikult praegu neid teemasid, aga ma ei tea kindlalt veel, mida ma toon või millest ma teen. Ja nautige üksteist, nautige teineteist, nautige sõpru, nautige perekonda. Ja ärge võtke mitte midagi iseenesestmõistetavana. Olen Auli, ma tänan teid, et te mind kuulasite, vaatasite, ma ei saa seda öelda, vaadata saate mind Facebooki lehel ja kõike head teile. Ja varsti kohtume taas. Tšau, tšau!